kulges enam-vähem plaanipäraselt, et lõpp oli huvitavaks tehtud, et olid sellised mõnusad mäed ja väga meeldis. Kas olete esimest korda jõulumäe sõitmas? Ei ole, ma ei tea isegi mitmendat korda, see on mu nii-öelda kodurada. Teie sõitsite lühikest maratoni, et kuidas mõtted on selles suhtes, et läheksid tänaval kellel iganes põhimõtteliselt ka soovitama, et tule sõida, naudi? Kohe kindlasti, see on ainult lust. Ka algusel mõtled küll, et miks ma siia tulin, aga lõpp on ikka hea. Rõõm kuulda ja kas näeme teid ka viimasel etapis stardis? No loodame, pingutame. Aitäh teile ja ilusaid sõita edaspidi! Ja, suured tänud! Markus tänase võidu puhul, et nüüd ka meistritiitel veel lisaks siis etapivõidule, et kuidas sõit kulges täna? Aitäh! Väga raske oli mul ei olnud väga hea enesetunne täna ja siis kui siin peale staadionit läks tempo üles, siis ma veel ikaldusin, aga õnneks ikka kannatasin ära ja ma teadsin, et sprindis ma olen teistest kiirem. Nüüd oli sõit baigiga selles mõttes vahelduseks gravelile, et kuidas on vahelduseks olla ka teise ratta seljas? Ei, mulle väga meeldib maastikurattaga, et sõidan hea meelega mõlemat. Kas me näeme sind ka viimasel etapis stardis? Ei näe. Selge, aga palju õnne sulle veel kord ja edu ülejäänud hooajaks! Aitäh! Palju õnne tänase hõbemedali puhul, et kuidas sõit kulges, nagu näha, siis Kiiver on mustikatega vist koos. Ma ei ole päris kindel, kas on mustikad või veri, aga sõit läks, ütleme nii, et huvitavalt. Esimesed, ma arvan, et kuni staadionile me olime tegelikult pundiga koos. Paar korda üritasin alguses rünnata, sain väikse vahe sisse, siis tuldi jälle kokku ja kuskil 12. kilomeetril mul pedaal jäi kännu taha kinni ja siis ma panin nagu õnneks vasakule poolele, et see parem pool on mul juba katki, et see ei läinud nagu hullemaks, et lenks oli kõver ja Karmin oli mustikate vahel ja siis korjasin ennast sealt kokku ja siis umbes, ma arvan, et 10 minutit oli siuke individuaalne eraldi start, et punt kätte saada uuesti, aga sain kätte, nad ei sõitnud nagu väga kõvasti, et kõik ilmselt hoidsid ennast siia teisele poole, mis läks nagu raskemaks. Ja siis tegelikult siit me läksime koos välja ja siin peale seda staadionit oli üks singel. Seal ma mõtlesin, ma proovin ründasin ja Nelle tuli muga kaasa, et tegelikult me saime kahekesi päris kenasti eest ära. Ja siis kuskil seal 33. peal oli üks pikk singel üles mäge ja mehed tulid just täpselt seal meile järgi ja Nelle sai singlil ära ja ma jäin siis seal kuidagi meeste taha ja väike vahe tuli sisse ja sealt edasi see kahjuks hakkas ainult suurenema, et ei saanudki kätte ja siis sealt edasi oli tegelikult individuaalsõit, et kogu aeg vaatasin taha, et Mari tegelikult oli mul väga-väga lähedal, et tohutult raske, et see teine koht tegelikult täna oli ikkagi töövõit. Rõõm kuulda, et sa oled vähemalt terve, et kõik on hästi ja nägu on rõõmus, et kindlasti oled sa ka viimasel etapil meil stardis? Absoluutselt olen ja et mul eelmine jäi vahele, sest et ma 4 nädalat tagasi tegelikult kukkusin väga pahasti, et mul on siin küünarnukis siuke luuniauk, et tänane oli tegelikult paras väljakutse, et kas ma üldse starti tulen, oli ka tegelikult suur küsimärk veel mõni päev tagasi.
meistritiitel taas käes, et kuidas sõit kulges? Raskelt et selline kuskil pool maad olime päris suure grupiga koos, et tegime seal kõik ilusti natuke tööd ja siis kui keskusesse nagu esimesed paunalt tagasi jõudsime, siis kuidagi grupp igatepidi nagu aktiviseerus ja hakkasid mingid vahed vahepeal tekkima ja siis saime Triinuga vahe sisse ja siis ootamatult leidsin ennast maru vara üksinda ja siis ei jäänud nagu midagi muud üle, kui et tuli nagu üksinda pingutada. Sul ei ole tegelikult enesetunne terve see hooaeg olnud just kõige parem, et kuidas sa ennast täna tundsid? Ei saa öelda, et oleks väga hästi tundnud, sellepärast et alati kui pingutad, siis on raske, vahet pole kui kiiresti liigud. Aga ma arvan, et tõenäoliselt on vist vorm ikkagi olnud intensiivselt siin suve jooksul tõusuteel, et võistlustega vormi. Me kindlasti kohtame sind ka viimasel etapil sõitmas. Plaanis on ikka. Aitäh sulle ja palju õnne veel kord meistritiitli puhul, nii et ootame siis sinimustvalget särki viimasel etapil. No loodame, et jõuab.